Tallinna Tehnikaülikool. Tere sulle, hea kuulaja! Eetris on 3. hooaja värske TalTechi podcasti episood. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmu ja olen täna siin Delfi Tasku stuudios koos külalisega, kelleks on TalTechi Mereakadeemia tudeng Taavi Tamm. Tere, Taavi! No tervist! Rõõm võõrustada stuudios mundris meest. Sa näed väga šikk välja ja küsin kohe alustuseks, et kas kõik Mereakadeemia tudengid saavad endale ka mundri? Vormi saavad ainult tegelikult laevajuhtimistudengid ja laevamehaanikud. Ja ma praegu tulingi just Tallinki laevalt, kus meil on iga aasta siis peale teisel semestril esimese aasta tudengitele on vormitseremoonia, kus siis antakse pidulikult pagunid ja nimesilt. Ja siis peale seda on neil nagu õigus vormi kanda. Nii et teeme siis kohe ühe asja selgeks, ei ole mitte munder, vaid see on vorm. See on vorm, jah, see on koolivorm. Selge, aga palju õnne sulle, Taavi, sellepärast, et sul on väga uhke ja austav tiitel. Nimelt tänavu vabariigi aastapäeva eel said sa pärjatud TalTechi aasta tudengi tiitliga. Nii et palju õnne! Aitäh! Räägi natukene, et kes sulle selle tiitli üldse andis, kas toimusid mingid aasta tudengi valimised või kuidas sa üldse sellise auhinna endale said? Eks see tuli kuidagi väga ootamatu üllatusena nii öelda, et olen praegu pool aastat üldse merel viibinud ja sain siin aktusele ja siis oli kuidagi väga liigutav. Aga üldiselt on see nii, et iga aasta avatakse nagu kandidatuur sinna ja siis inimesed saavad enda kandidatuuri esitada. Aga mitte nagu ma ise esitan, vaid keegi siis, kui kolmas isik nii öelda nomineerib kedagi, siis kus ta räägib, siis esitab mingi motivatsioonikirja ja mida see isik on nii öelda korda saatnud. Ja siis TalTechis on nagu esinduskogu, kus on 15 inimest ja siis esinduskogu siis loeb kõik need kandidatuurid läbi ja siis häälte enamusele otsustab, kes saab aasta tudengiks. Et see aasta oli, ma ei teagi, mitte kandidaati oli, aga valik langes siis üllataval kombel minu kasuks. No mis tunne oli saada aasta tudengi tiitel? Väga liigutav oli, et salamisi ma olen ikka ju sellest unistanud või kui ma üldse siia ülikooli nagu sisse astusin, siis olid ju eesmärgid kõrged ja siin väike unistus oli ikka südame põhjas. Aga nüüd, kui see nagu ellu nagu jõustus, siis nagu see oli nagu väga meeldiv. Praegu hakkab nagu vaikselt kohale jõudma, et tegelikult mis juhtus, et seal olid nagu emotsioonid laes ja pulss oli ka laes, et väga tore. TalTechi Mereakadeemia tudeng sa oled kenasti täna siis vormis, oleme siis korrektsed ja täpsed, nagu sa mind parandasid, aga miks sa läksid üldse TalTechi Mereakadeemiasse õppima, et kuidas sa sinna jõudsid? No peale gümnaasiumi ega mul väga palju mõtteid ei olnud, et astusin sisse tegelikult Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, siis ma käisin Kaitseväes ja siis peale seda nägin lihtsalt juhuslikult TalTechi üldist sellist reklaami ja see oli nagu väga äge videoklipp simulaatorist, mis meil on. Ja siis ma hakkasin natukene uurima seda merenduse teemat ja tundus, et selline üldine praegu merenduse tase ja võimaldab mul nagu seal läbi lüüa ja esile kerkida. Et ma nägin nagu väga palju karjäärivõimalusi, mida saaks nagu saavutada või ma teadsin, et kui ma sinna lähen, siis ma ilmselt ka löön läbi. Ja ma olengi sellest ajast nüüd pingutanud ja ei kahetse seda valikut. Et algul oli ikka hirmutav esimesed aastad, et pole kunagi merel käinudki ja siis mis see maarett sinna merele ronib. Aga tegelikult, kui sa väga midagi tahad, siis on nagu kõigil võimalus, et ei pea olema perekonda või piki juuri. Sa õpid laevajuhtimist. Just nii. Jah. Laevajuhtimise tudengina nüüd sa järgmisel aastal lõpetad. Mis sinust siis saab või kes sinust saab? Minust saab tüürimees loodetavasti, ehk siis laeval on selline juhtorgan sillas, nagu on sillameeskond ja masinameeskond ja sillameeskonnas ongi, kes siis nagu tegelevad üldise laeva koordineerimise eest, ongi tüürimehed, 2 või 3 tüürimeest tavaliselt, teine või 3 ja siis tuleb vanem tüürimees ja kapten. Et selle haridusega, mida ma saan, ma õpin nagu kapteni tasemeni välja, aga siis merestaaži nii öelda kogudes on mul võimalik siis teha eksamid veel ja siis saada vanem tüürimeheks ja siis kapteniks. Nii et kohe kapteniks ei saa õppida? Ei, kohe kahjuks ei saa jah, kui sa just väike laeva, mis on alla 24 meetri soeta, et seal võib igaüks kapten olla. No sa tegelikult olid natukene tagasihoidlik ka ja ütlesid, et sul ei ole selliseid pikki traditsioone ja perekondlikke juuri, aga tegelikult mina tean, et sul on ikkagi otsapidi juured kuskil Hiiumaal. No jah, et mu vanaisa oli tegelikult ehitas 20, oli laeva ehitaja. Aga jah, et sellega nagu see piirus ka, et sellised Ernst Jaakson, mis on
kunagi oli suht tuntud laev, näiteks on tema ehitatud, et no selles mõttes on traditsioonid jah, aga no, nagu isiklikult ma pole nendega nagu kokku puutunud. Ja väikselt lõi välja nüüd jah. mis tunne on, kui sa nüüd oled 4. aastat TalTechi Mereakadeemia tudeng, sa leiad, et eriala ja selle õppeaine valik oli õige? No ütleme nii, et ma olen võimalikult palju seda karjääri nagu laiendanud, et just tulin novembris merelt tagasi, siis ma läksin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse, läksin Ohutusjuurdluse Keskusesse üldse laevaõnnetusi analüüsima. Et see iseenesest meeldis ka mulle, et äkki üldse see on karjääri sellega kunagi tulevikus. Ja siis samuti mul on praegu suureks eesmärgiks teha järgmine aasta nooremleitnanti eksam mereväes, mis nagu avaldab mu karjääri võimalusi ka mereväes. Et hoian nagu piisavalt laiahaardeliselt. Ja merendus see on väga suur ja väga, väga lai teema, nagu sa just ise ka mainisid, nii et seal ilmselt töö- ja karjäärivõimalusi on lõputult. Ja, et tööjõupuudus on praegu väga suur, et need autonoomsed laevad nagu väga veel esile ei kerke ja häid laevajuhte on kindlasti vaja ja TalTech pakub meile suurepärast haridus ka, et meie diplom nii-öelda on, meie diplomiga saab nagu sõna sekka küll öelda merendusse. Täna TalTechi podcastis külas siis värskelt aasta tudengi tiitliga pärjatud Taavi Tamm. No aasta tudengi tiitel, see tähendab seda, et sa ilmselt ei ole mitte tubli ainult koolipingis ja loengutes ja ei soorita hästi eksameid, vaid sa oled minu teada ka tegelikult väga aktiivne tudeng ja lööd igapäevaselt kaasa ka TalTechi ja TalTechi Mereakadeemia tudengielus. Ja, et eks ma teisel aastal avastasin endale selle üldise tudengielu struktuuri. Et esimesel aastal keskendusin ainult õppimisele ja siis järsku üks viimase kursuse tudeng kutsus mind üliõpilas kokku ja sealt edasi olin järsku esinduskogu eesistuja ja siis järsku üliõpilas esinduses ja siis hakkasin juba projekte ise looma. Oled sa ainult üliõpilas esinduses või on veel mõni organisatsioon, kus sa täna hetkel kaasa lööd? No praegu ma püüangi 3 sellise asja vahel olla, et Mereakadeemia üliõpilaskogu, mis on natuke eraldi seisev sellest üliõpilase esindusest, siis üliõpilase esinduses aitan nii palju kaasa jõu ja nõuga. See on siis ülikooli ülene? Ja see on üliõpilase esindus ongi üliõpilase esindusel nii-öelda alluvad teised siis katusorganisatsioonid. Ja siis eelmine aasta tegime ka enda MTÜ oma mälumängule, ehk ma korraldan kõrgkoolide vahelist mälumängu ja siis järgmine aasta peaks ka Euroopa meistrivõistlustele minema, et see on ka siis, võib-olla teeme sellest ka eraldi organisatsiooni. Ja nüüd augustist on plaanis eestvedama hakata TalTechi spordiklubi fänniklubi, et sellega on hästi suured plaanid, et järgmine aasta peaks nagu väga meeldiv äge tulema. No tundub üsna tihe graafik, et kus sa selle kõige jaoks aega leiad, pluss siis veel õppimine, praktika, merel käimine, tundub, et ööpäevas jääb 24 tunnist väheks. Ei, pigem jää, et see, kes jõuab, see, kes teeb, see jõuab, et õppimine on ikkagi põhiprioriteet ja see ei võta ka nii palju aega, et mul on esimest aastaga tuli selline aluspõhi alla, et praegu ei pea nagu ühte sellist nii palju nagu ressurssi kulutama mingi asja omandamisele, et tuleb nagu loomulikumalt need asjad ja need teised projektid ja organisatsioonid, et sealt ma saan nii palju positiivseid emotsioone kaasa, et sellesse oma nagu öötunde panustada, see ei ole üldse nagu probleem. No positiivseid emotsioone tuleb sealt, aga mida veel tuleb nendes organisatsioonides kaasalöömise ja nendesse kuulumise käigus? No kuna TalTechi juhtkond ka rektoriga eesotsas on väga selline tudengisõbralik ja me oleme majanduslikult suht hästi kindlustatud, siis need võimalused, mida kui sa oled kuskil organisatsioonis, erinevad väljasõidud, koolitused, mingi võimalus kuskil reisida, käia, see on nagu, need on meeletud, et võid erinevates projektis ka reisida kogu maailma läbi, et selles mõttes sa saad nagu vastu ka sealt. No kui sa vaatad oma kaastudengeid, kas või TalTechi Mereakadeemias, siis kuidas sulle tundub, kas täna on tudeng pigem selline aktiivne või võimalusel teeb oma nii-öelda õppimise ära ja katsub kuskil vaikselt nahistada ja puhata, et kuidas sinu kaaslased seal ülikoolis tunduvad? Eks ole teaduskonna põhiselt erinev, aga Mereakadeemias on pigem selline vanad merekarud, kes nagu väga ei soovi midagi muud teha, et proovid oma koolid ära käia ja kuidagi siin merelaintel nagu seilata.
et nagu ma olen küll püüdnud midagi juurutada, aga eks järgmine aasta on veel ees, et äkki suudab. Aga kuidas käib see värbamine või endale uute liikmete kutsumine või kas tuleb kedagi moosimas käia või ma ei tea, mingi tasuta limonaadipudeliga meelitada? No võime seda limonaadis ka nimetada, aga tavaliselt ikkagi sellised peod või üritused nagu kutsuvad tudengid, et meil ongi septembrikuus tavaliselt teeme esimese kursuse, vaid kogu ülikoolid teeme sellise tutvumisõhtu, üliõpilaskogu tutvumisõhtu, teeme Dublineris baaris ja anname pintõlut ja räägime jutte ja siis proovime värvata. Nagu ikka päris tudengielu käib, väike õlu ka sinna juurde. Et see on õige tudengielu. Aga räägin natuke lähemalt Mereakadeemiast ka, et millised organisatsioonid veel siis nii-öelda teie katuse all tegutsevad, et on seal veel suurest TalTechist eraldi mingeid asju, mida sa tahaksid välja tuua? Meie Mereakadeemias ongi ainult üliõpilaskogu, et ja püüame nagu sellega, tänu selle üliõpilaskogule saab ka, meil on koolipurjekas ehk tuulelind, et tänu sellele me proovime kaasata sinna tudengeid erinevatel etappidel käia regattidel, mis on ka nagu tavaliselt need Euroopas ikkagi saab nagu reisida ja kõik asjad makstakse kinni. Ja. Sinna pardale saavad nüüd ainult siis Mereakadeemia tudengid või võivad ka teised TalTechi tudengid sinna kandideerida? Tavaliselt ongi enamik on ikkagi väljaspoolt Mereakadeemiat, et võib-olla Mereakadeemia tudengil on sellest merest natukene kopp ees, et väljaspoolt inimestel on nagu silmad säravad ja tahavad nagu kõike teha. Aga mis sulle endale sellise aktiivse tudengi ja selle tudengi elu juures kõige rohkem meeldib, et üks asi on kindlasti kõik need üritused ja väljasõidud ja nagu sa ütlesid, pääseb välismaale, aga on seal veel midagi sellist, mis sulle nagu endale eriti ekstra meelt mööda on? No pikemas perspektiivis on ikkagi see, et need tutvused, mis sa sealt saad, need on nagu need põhilised, et öeldaksegi, et need tutvused, mis ülikoolis saavad, et need üldiselt nagu jäävad pikemalt püsima. Et need kestavad? Need kestavad jah, et pigem ongi need inimesed, mis annavad sulle nagu, mis kasvatavad sind nagu indiviidina, kui ka sellena, et sa saad õppida. Sa kasvad selle kogu protsessi vältel, et see ongi eneseareng, võib-olla on see kõige suurem selline, viib sind mugavustsoonist välja ja see ongi see, mis on selle asja võlu. Kas sa oskad äkki võib-olla tuua ka näite mõne sellisest karjäärialasest edenemisest läbi mõne organisatsiooni, et kui nüüd tudeng mõtleb selle peale, et kas mul reaalselt tulevikus töö juures ka sellest midagi kasu on, siis kas äkki sealt tuleb ka mingeid selliseid lahedaid näiteid? No ilmselt see, et ma olen olnud kogu selle kooli vältel nagu piisavalt aktiivne, siis ma sain võimaluse minna Arktika ekspeditsioonile. Sa oled siis Bellingshauseni pardal käinud? Jah, et sellega seoses selline väga, väga tore võimalus ja tavaliselt erinevad nii-öelda tööpakkumised tulevad ennem nagu üliõpilaskogude kaudu. Üliõpilaskogu ongi nagu kogukond, näiteks Mereakadeemias, kus ongi kõikide erinevate erialade esindajad ja kui on vanemad, näiteks 4. kursuse tudeng, ta on kuskil juba tööle saanud, siis tal on nagu kerge värvata nagu esimese kursuse tudeng ka endale. Et tänu sellele ongi see, et selline väga sõbralik kogukond, kus nagu liiguvad erinevad tööpakkumised, karjäärialased võimalused on nagu paremad, kui lihtsalt olla passiivselt kuskil, et kui sa oled kuskil, kui sõbrad on kõik ümber ringi, siis nad ikka aitavad üksteist. No Bellingshausen ja Arktika, see on kindlasti paljude kuulajate jaoks selline väga, väga lahe projekt, kus sul oli siis võimalik kaasa lüüa. Räägi natuke sellest ka lähemalt, et kuidas sind üldse sinna nii-öelda kampa võeti ja mida see projekt endast kujutas sinu jaoks? Ma sain jaanuarikuus sain endale kõne, et kas Arktikasse tahab minna ja siis ma nagu väga pikalt ei mõelnud ja hakkasin nagu kohvreid pakkima, et programmijuht helistas mulle, aga programmijuht oli sisendisand direktorilt, kes küsis, et keda võiks saata sinna. Programmijuht esitas minu kandidatuuri ja direktor oli sellega päri ja siis hakkasid vaiksed ettevalmistused, mingid meditsiinikoolitused ja no algul oli üldse see nagu kahtluse all koroona pärast, kas see nagu toimub, aga õnneks saime nagu ilusti pardale. Kas sa sõitsid siis terve selle reisi kaasa? Ei, ma sõitsin kuni Fääri saarteni. Hakkasime Islandile ka minna, aga siis tuli 2 sellist madalrõhkkonda ja tuli seal väga, väga suur torm, et olime 2 nädalat kinni Fääri saartel. Aga kuna mul oli Eestis oli see mälumängu finaal, mille nimel ma 3 aastat olen tööd teinud, siis ma pigem valisin selle ja ma pidin juulikuus minema Aafrikasse nagu praktikale niikuinii, et siis jäi nagu see sinna paika. Aga ikkagi see kogemuse mõttes on
oli see nagu väga, väga suurepärane, et need inimesed, kes seal olid ikkagi Eesti mõttes väga edukad ja väga palju, väga laia silmaringiga, et need öised vestlused nagu need ei lähe nagu kunagi meelest. Nii et jälle üks hea koht, kus oma võrgustikku kasvatada ja ehitada ja uusi tutvusi luua. Õpetas inimesed nagu väga palju, et seal Pureka peal, kaubalaeval sa ei saa, seal on pigem nagu kommertsivärk, et tempo on kogu aeg taga, aga Pureka peal on nagu, saad seda mereromantika ka vist tunda, et sõidad kuhugi kesklinna vanasadamesse sisse ja vaatad, kuidas inimesed tulevad uudistama ja tutvud erinevate kultuuridega ja matkad ja see oli nagu väga meeldiv. Kas võib öelda, et see on siis ka sinu nii-öelda aktiivsest tudengielust üks selliseid lahedamaid mälestusi? Jah, ütleme, mis on nagu pakutud, et kindlasti neid mälestusi on veel, et kas või see eelmise nädala aastatudengi see mälestus ilmselt ei lähe kunagi meelest ära ja kui ma seal, nagu me rääkisime, korraldasin Unimemorit ehk siis kõrgkoolide vahelist mälumängu, et seal finaalis näha seda, et see pikaajaline unistus on nagu reaalselt täitunud, see oli ka nagu selline väga ilus ja liigutav hetk. No kiikame korraks tulevikku kaasa, mainisid seda, et plaan on püsti panna või kokku kutsuda TalTechi spordiklubi fännklubi, oli see õige nimetus? Jah, see aasta siis just kuu aega tagasi loodi TalTechi spordiklubi Juliuse Jüngrid, ehk siis, ja siis mina olen selle Juliuse Jüngrite fännikoordinaator. Ja siis meil on plaan järgmine aasta teha siis erinevaid võistlusi, kutsuda, TalTechil on väga hea kossutiim. No professionaalne korvpallitiim, jah? Ja siis on samuti võrkpall, et meie ülesandeks ongi seda, et saalid oleks alati rahvast täis, siis nii-öelda läheme tudengiorganisatsioonina, proovime endale väga palju liikmeid saada, teeme mingid väljasõite, siis meil tuleb rektorite karikas, ehk siis vanasti oli see, et vanad mingid rektorite juhtkonnad lähevad sinna golfi mängima, lihtsalt mingid vanad pässid, aga nüüd proovime nii, et noored tulevad ka kaasa ja proovime nagu elavdada seda uuesti rektorite seda kappi nagu uuesti ellu ärgatada. No sul on endal spordimehe geen sees ka, et siis on selles suhtes täiesti õige väljund, millega tegeleda. Jah, et muidugi rektorid vist ütlesid, et kõige populaarsem valik oli vist piirpong, mis nad tahtsid mängida, aga see on ka vist vanast ajast sees, aga kindlasti saab vahva olema. No kui me räägime nüüd võib-olla sellele kuulajale, kes alles planeerib oma ülikooli õpinguid ja kavatseb ülikooli sisse hakata astuma, siis kuulates sinu juttu mulle tundub, et ikkagi mõistlik oleks olla mõõdukalt aktiivne tudeng ja lüüa kas või vähemalt mingis ühes organisatsioonis või kollektiivis kaasa, et mida see veel tudengile annab? No, et ega kõik ei peagi hullu panema, et see õppimine on ikkagi, ma arvan, enamikel põhiprioriteet, et see tudengi organisatsioonis olemine ongi pigem selline lisandväärtus ning aitab nagu pingeid maandada, et ja paljudel on praegu mingi depressiooni probleemid ja inimestel on raske, aga seal sa ei ole kunagi üksi, et seal märgatakse sind aidatakse, suunatakse vajadusel kuskile, et sa ei pea nagu üksi kuhugi vika nurka õppima minema, vaid sa saad olla kogukonnas. Et võib-olla see ongi see positiivne väärtus. Pluss siis meelelahutus ka, mis läbi nende tegevuste kaasa tuleb. Ja. Et kõik need tablinerid ja vahumütsid ja nagu... Ma räägin, kool toetab, sa ise ei pea panema mingit ressurssi, sa pead lihtsalt kohal olema ja nautima seda, et need, kes korraldavad neid üritusi, need ongi need hullud, kes lihtsalt raiskavad oma unetunde, aga me teemegi selle jaoks, et näha naeratavaid nägusi ja muuta midagi. Aga kuidas algajal tudengil, ütleme, esimesel kursusel ta astub TalTechi sisse, et oskad sa äkki mõne hea nipi anda, et üldse, et kuidas leida endale see õige punt või tiim või organisatsioon või mingi kollektiiv, kellega liituda? No meil on TalTechis on augustikuus hakkab eelnädal, kus on siis erinevatele erialadele on siis infotunnid, et iga päev on ühele erialale infotund, kus nagu tutvustatakse absoluutselt kõiki organisatsioone. Et see on juba selline alguspunkt, kus saab endal nagu silma peale panna, mis nagu sobib, mis ei sobi ja siis peale seda eelnädalat on nii-öelda igas organisatsioonis on selline avatud uste päev nii-öelda, kus sa saad proovi õhtu tulla, seal tehakse mingid ka näidiseid, väike pidu, et see on ka paha. Et sa ei pea nagu otseselt isegi klubiga liituma, aga sa saad näha vähemalt, mis seal toimub. Et mis elu seal elatakse, mis inimesed seal on, mis on need põhitegevused ja nii edasi ja nii edasi.
no kui me räägime veel ülikooli TalTechi või ka TalTechi Mereakadeemiasse sisseastumisest, siis sul on endal nüüd juba päris mitu aastat möödas ja sul on nii-öelda siis mitmekordne ülikooli sisseastumise kogemus, aga gümnaasiumi lõpetajale näiteks on sul 2-3 head sellist praktilist nõuannet ka, et kui inimene mõtleb, et tahaks nüüd hakata ennast vaikselt ülikooli sisse sättima ja TalTechis vastuvõtt juba tegelikult käib ja õppekavadega saab tutvuda aadressil teejuht.taltech.ee, et on sul äkki mõni selline hea praktiline nõuanne, võib-olla isegi 2 või 3? No enamik erialasid on ikkagi nagu lävendipõhised, et pigem tasuks äkki praegu õppimisele keskenduda. Gümnaasiumis pingutada, jah? Gümnaasiumis pingutada, et kuigi isegi pole hullu, kui need eksamid halvasti läheb, sest alati saab uuesti teha. Aga kuna TalTech üleüldine struktuur ongi selline võrreldes teiste ülikoolidega võib-olla, et meil on väga praktiline ja praktilisel poolel on nagu väga suur osakaal, siis see on nagu väga äkki mõelda, kas sa tahad sellist kindlat asja teha, mis on nagu väga innovatiivne ja sa saad ise luua seda, või siis oled pigem selline humanitaarinimene, aga jah, praegu tasubki vaadata, ma arvan, neid erialasi mõelda, kas sa näed end tulevikus insenerina või hoopis merel või majandusteadlasena, et kindel on see, et TalTechis sa saad hea hariduse ja tööturul on ka sul nagu väga märkimisväärne eelis, ma arvan, sest sa teed kindlat asja, sul on praktiline kogemus olemas ning see ümbritsev keskkond on väga sõbralik, et praegu tulekski nagu rahulikult võtta ja proovida oma eksamit kuidagi ilusti teha ja keskenduda õppimisele, et siis on terve suvi vaba, ükskõik mille taha pidutseda või nautida või ja siis uuesti ülikooli tulla. No juhul, kui peaks näiteks juhtuma nii, et sa astud Mereakadeemiasse sisse ja siis avastad, et see ei ole ikka absoluutselt minu rida, et kas seal on mingi variant kuhugi liikuda ka või valida endale uus eriala või õppesuund? TalTechi siseselt saab nii-öelda need tehtud ained juba üle ka kanda, et see on nagu väga klassikaline, et polegi see õige eriala mõnele. Mõni saab peale esimest aastat, mõni saab kohe aru, mõni saab 2 aasta pärast aru, et alati on võimalik teisele eriala minna. Kui need mingid ained kattuvad, siis üle kanda neid asju, siis on juba kergem. Et see pole nagu kindlasti maailma lõpp, et meil on, ma arvan, elukestev õpe on ka selline Eesti haridusmaastikul selline märksõna, et kunagi pole liiga hilja, et proovida tasub igatahes. Kas Mereakadeemia ridades on ka siis nii-öelda selliseid elukestva õppe õpilasi või tudengeid, et on seal ka vanemaid tudengeid näha? Absoluutselt, et vanasti vist oli see, et kergem oli saada mingi väikejuhi luba, aga seal tulevad mingi piirid ette, et praegu ongi mingi 40-aastased sellised härrased, vanad elukogenud kaptenid soovivad lihtsalt nagu karjääris edasi minna, siis nad tulevadki, teevad nagu meiega sama õppekava uuesti läbi, et saada õiguse kaptenina sõita või nagu piiramatu kogu mahutavusega laevaga sõita. Et meil on väga hästi näha seda, kus ongi mingi väga kogenud juba sellised härrasmehed, kes tulevad, võtab kätte ja tulevad õppima, mis on nagu väga meeldiv. Mis on jälle omakorda selline tore kombinatsioon, et noorematel tudengitel on siis võib-olla ka võimalik päris sellist elukogemust ja elutarkust saada nende natukene vanemate õppurite käest. Nad on väga targad ja pajatavad oma seiklustest ja kogemustest, et see annab nagu väga suure lisandväärtuse ja üldiselt on sellega näha, et nad on nagu väga püüdlikud. Et no, osad ei tule isegi merendussektorist või kuskil IT-sektorist, et on mõistnud, et tahaks midagi muud, et meri on selline piiramatu asi ja võib-olla ongi niimoodi, et kõik ajavad seda mereromantikat taga. Aga jah, aga üldjuhul need, kes tulevad, need ongi kindla sihiga ja nemad ei anna nagu nii kergelt alla. No kui nüüd lähitulevikust sinu puhul, Taavi, rääkida, siis mis on need asjad, mida sa ise kõige rohkem ootad? Kas siis on see nüüd Mereakadeemia lõpetamine järgmisel kevadel või jääb sinna vahele veel mingeid asju? On sul tulekul mingeid lahedaid projekte? No me oleme juba maininud sinu mälumängu huvi, aga ütleme ka TalTechi suurema ülikooli pealt mõni sündmus, mida sa väga ekstra ootad? Ei, ma arvan, ongi see TalTechi spordiklubi tegevused nii-öelda, ma arvan, tulevad nagu väga ägedad, meil on väga ägedad plaanid ja see annab ka, ma arvan, väga suure lisandväärtuse, et kindlasti neid tegevusi ootan väga, siis samuti ma lähen üliõpilase esindusse veel ei tea,
mida tegema, aga me teeme seal midagi ja ega üliõpilaskoguga on ka mul sellised paar projekti. Öelda tervikuna minu ootus on see, et ma saan mingit lisandväärtust luua ja lihtsalt nautida seda viimast aastat ja ilmselt mul on plaanis ka minna magistrisse kuhugi. Et võtan viimast ja naudin neid hetki. No sinu jutu järgi tundub, et TalTech ja Eesti Mereakadeemia on täiesti õige koht, kus seda kõike nautida ja teha seda teiste samasuguste toredate tudengite seltsis. Ei, ma absoluutselt. Et sa oled koolivalikuga rahul? Ei, mina olen väga rahul, aga kõik algiski sellest pigem, et ma astusin tudengiorganisatsiooni ja sealt mu õpitahe võib-olla kasvas, et esimesed aastad nagu väga kool tegelikult, ma õppisin palju, aga sellist väga suurt pinget nagu ei pakkunud, sest ma olen kogu aeg nagu mingi tuupur olnud, aga see andis nagu väga suure sellise stardipaugu. Et sealt organisatsioonist tuli selline mõnus boost, kui noorema generatsiooni sõnapruuki kasutada. No väga põnev, igal juhul, nagu mainitud juba sai, siis vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli on avatud ja kõikide õppekavadega saavad huvilised ise tutvuda kodulehel teejuht.taltech.ee ja kindlasti viska siis pilka Eesti Mereakadeemia pakutavale, sellepärast et kui sa tunned, et meri kutsub ja sulle meeldib see vägev vorm, mida siis Mereakadeemia tudengid saavad auga kanda, siis miks mitte olla Taavi koolivend. Jah, et meil on lisaks tasuta söök ka ja kolm korda päevas on tasuta söök. See on väga hea, et sa seda mainisid. See on siis nii-öelda kooli poolt? See on kooli poolt jah, et esmaspäevast reedeni saab 3 korda päevas süüa ja riidel on ka antud ja siis jääbki ainult tudengil teha lihtsalt kohale tulla ja õppida. No vot, see on väga hea informatsioon. Aitäh sulle selle eest ka, et sa seda mainisid ja soovin sulle siis, Taavi, vägevaid ülikooli lõpukuid või no ütleme niimoodi, et terve aasta natuke peale on jäänud. Ja veel kord palju õnne sulle aasta tudengi tiitli võitmise puhul. Täna oli külas TalTechi Mereakadeemia tudeng Taavi Tamm. Suur tänu. Aitäh. Ja aitäh sulle ka, kes sa kuulasid ära tänase värske TalTechi podcasti episoodi. Kõik need on kuulatavad ka Delfi tasku keskkonnas, Spotify's, Apple podcastis ja teistes suuremates rakendustes. Otsi need üles, hakka jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena just sinuni. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja kuuleme juba järgmises TalTechi podcasti episoodis.